Meie ideeks on mullaproovi äpp, mis lihtsustab oluliselt mullaproovi võtjate tööprotsessi ning vähendab paberimajandust. 30 sekundit on teie. Tere, mina olen Liisi tiimist Easy Sample. Meie mõtlesime välja mobiilirakenduse, mis aitab mullaproovi võtjatel ära täita saatekirjad, joonistab mullaproovi võtmise trajektoori kaardile ning saadab kõik andmed edasi otse labori infosüsteemi. Enam ei ole vaja täita pabereid ja laboris ei ole enam vaja neid vastuvõtutöötajaid, kes kirjutavad praegult neid andmeid arvutisse ümber. Me siseneme esmalt Eesti turule ning seejärel Poola turule. 2 aasta pärast soovime vallutada ka ülejäänud Euroopa turust, et mullaproove võetakse üle kogu maailma. Eestis ja Poolas võetakse kokku umbes 500 000 mullaproovi aastas. Esmalt töötame selle nimel, et lansseerida rakendus Eestis. Meil on olemas selleks müügi, arendus ja turundusvõimekus. Oleme sõlminud koostöökokkuleppeid nii mullaproovi võtjate kui ka andmete töötlejatega. Ja meil on vaja lisainvesteeringut Euroopasse sisenemiseks 50 000 eurot, et arendada toodet välisturgude jaoks ning turunduskatteks. Kuidas see toimub? Mobiiliäpiga. See on selline rakendus, et sa võtad selle põllu peale kaasa ja siis see registreerib selle trajektoori põllu peale, et kus sa mullaproove võtsid, sest see on hästi oluline, et kust kohast võeti mullaproove. Registreerib selle ära. Ja siis aitab saatekirjad täita, et kogu informatsiooni, et kes võttis mullaproove, kellele võttis ja... Kuidas ta aitab? Sinna on juba, kui sa teed endale kasutaja, mullaproovi võtja teeb kasutaja, siis tema andmed on seal juba automaatselt olemas, et ükskõik kelle ta võtab, siis näiteks tema andmed on seal olemas. Ja siis peab linnukesed siis tegema taha nendele kohtadele, et mis proove on vaja võtta. Põhimõtteliselt see, mis ma enne märkisin paberil, lihtsalt märgin telefonisse, mingit vahet sellel ju ei ole. Sa ei pea enam kirjutama seda ümber, et näiteks mullaproovi karpide peal on koodid, et need sa pildistad sinna telefonisse. Et need on 6-kohalised koodid, et neid ei pea kirjutama. Just kõige olulisem on see trajektoori joonistamine. Ja üks oluline fakt on ka, et need lähevad otse labori infosüsteemi. Et muidu laboris vastuvõtu töötaja võtab need paberid ja trükib need ise veel sinna ümber labori infosüsteemi ja genereerib veel mingid uued koodid. Kui palju see mullaproovi võtja töö kiiremaks teeb? See teeb poole kiiremaks töö. Kui palju sellest huvitunud inimesi on? Väga paljud on huvitatud, kõik mullaproovi võtjad, kellele me helistasime, on asjast huvitatud. Kas mõni on seda juba kasutanud ka, mis nad ütlevad selle kohta? Ei ole kasutanud, sest et toode ei ole veel valmis kasutamiseks, et me plaanime selle 6 aja jooksul testimisele saata. Kes teile raha annab? Kuidas see äri sisse toob? Mullaproovi võtjad maksavad iga laborisse saadetud proovi eest 3 eurot. Ja mullaproovi võtjale maksavad põllumehed, kes tellivad mullaproovi nende käest. Palju see teile aastas sisse toob? Umbes teise aasta planeeritav käive on meil 250 000 eurot, aga kui siseneme nagu Euroopa turul ka, siis on meil kliente oluliselt rohkem, et siis on käive suurem. See nõuab internetiühendust, ma saan aru? See nõuab internetiühendust, aga mitte nagu põllu peal olles ei ole internetiühendust vaja, et ta suudab salvestada sinna telefonisse ära selle trajektoori ja kõik. Ja siis, kui sa selle telefoniga interneti pääsed, siis saab ära saata need. Kui palju samasuguseid asju turul juba olemas on? Üks analoogne toode on Eestis olemas, aga välismaalt me ei leidnud ühtegi. Mille poolest teie oma parem on? Meil on lihtne, selge, arusaadav, et see toode, mis praegu turul on, sellest mullaproovi võtjad näiteks ei teadnud midagi. Selle me avastasime niimoodi, et nemad võtsid ise meiega ühendust. Nii et te olete lihtsalt kellegi teise äri võtnud ja teinud selle paremaks? Ei ole, me ei teadnud, et neil on see asi olemas. Kui palju selliseid inimesi on Eestis? Ma pole mitte kunagi kuulnud, et selline ametikoht on olemas, aga ma ei olegi kõigist asjast maailmas kuulnud, et kes mullaproove üldse võtavad. Koolitatud mullaproovi võtjad, et praegusel hetkel on neid Eestis ainult 240 ja muidugi põllumehed võivad ise ka võtta enda põllu pealt mullaproove, et seda ei pea ainult võtma koolitatud. Et koolitatud mullaproovi võtja võtab siis mullaproove, kui need lähevad, kui sa oled mahetootja või keskkonnasõbralik tootja, et siis sul on kohustus iga 5 aasta tagant esitada. See liiga nišitoode ei ole? Ei ole, sest et mullaproove peab võtma ja neid võetakse üle kogu maailmast, et põldu on ju palju, et me kõik sööme, et toit tuleb põllu pealt. Aitäh! Jah.